Tšau, mina Piret siin. Tšau, mina Piret siin. Tšau, mina Piret siin. Tšau, mina Piret siin. Ja ma mõtlesin, et teeks ühe... Ja ma mõtlesin, et teen jälle ühe haul video. Ehk siis suvel sai ostetud erinevatest kohtadest erinevaid riideid. Ja kuna ühe korraga ei ole ka neid riideid saanud väga palju osta, siis ma mõtlesin, et teeks ühe suve video asjadest, mis ma suve jooksul olen ostnud. Nii et hakkame kiirelt pihta. Esimene seelik, mis mul seljas on ostetud muidugi megakaltsukas Tartust. Ma arvan, et see oli 1 euroses kastis. Ja see on selline lihtne ja mugav venivast materjalist. Seda on hea kombineerida teiste asjadega. Ja teine asi, mis mul siin seljas on selline pluus. See on ostetud mul ühest Jõgeva kaltsukast ja ma ei tea, kui palju see maksis. Aga see on selline, et tegelikult natuke naljakas lai pluus, aga ma vaatasin, et kui ma ta seelikusse panen, siis ta istub päris hästi ja mulle meeldivad need õlad, mis tal on. See teeb minu kitsad õlad veidi laiemaks ja ilusamaks. Aga ma näitan, milline see pluus tegelikult välja näeb. See on selline pikk pluus, seda saab ka mingi pükste või asjaga kanda, aga ta on natukene selline võib-olla liiga lohvakas. Siis järgmine asi, mis ma ostsin, on selline kampson. Ja see on ostetud mul Tallinnast ühelt kirbuturult. Ma selle nime peast ei mäleta, aga ma panen selle nime siia alla. Ja natukene võib-olla see tekst Babe Attack on vähe kummaline siin. Aga ma ei tea, sellise kõrge värvliga seeliku või pükstega on see päris äge minu arust. Siia juurde ma näitan ka ära ühe kampsoni moodi asja, mis ma ostsin eile Jõgeva kaltsukast. Kaltsukas nimega Sahver. Mul on päris palju selliseid leopardi mustriga asju, aga tavaliselt need, mis mul ongi kas mustvalge leopardi mustriga asjad või siis mingid värvilised. Originaalvärvidega leopardi mustriga asju mul väga palju ei ole. Aga ma arvan, et see on selline hea jakk sügisel peale panna, kas töö juures või kodus. Siis järgmine asi, mis ma ostsin, on ostetud Rumeeniast, Orsay poest. Selline roosade satsidega imearmas pluus, mida saab tegelikult kanda ka niimoodi õlgade peal. Järgmine asi, mis ma ostsin, on selline karvane dressipluus, mis on ostetud ka Tallinnast kirbuturult, mille nimi on... See on selline super soe ja mõnus suveõhtutel kanda või siis sügisel talvel. Ta on selline super pehme. Siia juurde ma näitan ka ära ühed saapad, mis ma ostsin. Ma ei ole saanud veel neid kanda, aga ma leidsin endale sellised saapad, millel on neidid küljes ja millel on paras konts, millega oleks ka mugav käia. Nii et ma ostsin endale sügiseks juba ette saapad ära. Nad näevad välja sellised. Ja siis ostsin ma veel sellised jalanõud, mis on selliste tenniste moodi, aga juba mugavad ja väikse platvormiga. Ja need on ostetud ka sellest Tallinna kirbukast. Ja megakaltsukast, kust on ostetud ka need mustad saapad, ostsin ma veel ühed sellised beežid kingad. Mul juba ühed sellised mustlakkingad on, aga heledamate riietega näiteks on hea just kanda selliseid beeže kingi. Albaaniast ühest väiksest poekesest ostsin ma veel sellise dressipluusi
mis on väga muinasjutuline ja ütleks isegi printsessilik. See dressibluus näeb välja täpselt selline, kui mõni printsess oleks gangsterräppar. Siis ühest Jõgeva kaltsukast on veel ostetud selline kleit. Ta on küll natukene lai vist keskkohast mulle, et ma võib-olla pean õige pisut külgedelt sisse võtma seda kleiti, aga minu arust see materjal on hästi pehme ja mõnus. Ja siis ostsin ma sellelt Tallinna kirbuturult sellise kleidi, mis istus mulle selga valatult, mis näeb materjalilt ja stiililt väga mõnus välja. Ja sinna sildi peale on kirjutatud Gucci, aga ma ei usu, et see on originaal. Ja siin on veel üks Meka kaltsukaleid, mis on selline sametine triibuline kleit. Ja Tartust ostetud on veel üks selline kleit. Ja ühest Jõgeva kaltsukast ostsin ma veel ühe sellise jaki ja ma ei teagi, kas ta on mõeldud hommikumantlina või sellise kimono jakina, aga ta nägi päris omapärane välja ja ma kujutan ette, et mingite lihtsate mustade pükste või seeliku ja ühte värvi bluusiga näeb ta väga minimalistlik, jaapanipärane, kimonolik välja. Aga jah, selline oli minu seekordne haul. Kindlasti ma ostsin midagi selle suve jooksul veel, aga need olid praegu asjad, mis mulle näppu jäid ja mida ma mõtlesin, et jagan ka teiega. Ja ma loodan, et teile meeldivad sellised videod. Ma tean, et mõned ei käi üldse näiteks kaltsukates, et võib-olla see annab teile julgust minna, vaadata, otsida riideid kaltsukatest. Kindlasti, kui te ostate asju kaltsukatest, peske need riided kindlasti enne läbi, sest kunagi ei tea, kus nad on olnud ja mis nende riietega on tehtud. Aga jah, kaltsukatest leiab päris toredaid asju ja kõik siin hoolis olnud asjad ei olnud ju ka kaltsukatest ostetud asjad, aga jah. Okei, ma rohkem ei seleta. Ma loodan, et te likeite, subscribe'ite, kes veel ei ole subscribe'inud. Ja ma tänan, et olete tulnud kõik minu kanalile, kes te siin olete. Ja näeme juba teiega järgmisel nädalavahetusel ning seniks tšau!